Nii, hello, ma tahan teha ühe hästi lühikese video selle kohta, mida see AI täna juba suudab teha ja mis näiteks puutub hästi meie näiteks uuringujuhtide töösse. Et ma teen lihtsalt hästi lühikese näite, võib-olla teen neid näiteid veel pärast, et lihtsalt tekitada seda nagu huvi, et võib-olla peaks proovima seda. Nii, ma võtan ette. Loodan, et see nüüd töötab, see tavaline chat, sest ma korra testisin seda. Võtan ette lihtsalt tavalise chatgpt.com lehe. Mul on siin täiesti puhas leht. Ma isegi täna ei tea, mis mudel mul siin taga jookseb. Ma arvan, et see on mingisugune 4O või midagi sellist. Ja täitsa puhas leht ja ma annan talle sellise ülesande. Nii. See on see kõige esimene ülesande püstitus talle. Sa oled ekspert, sotsioloog ja analüütik. Sa oskad lugeda risttabeleid küsitluste kohta. Igas risttabelis on esimeses veerus küsimus ja vastuse variandid. Sinises veerus on kogu valimi, mis on siis elanikkond, protsendid ning järgnevates veergudes on protsendid erinevate sotsiaaldemograafiliste ja muude tunnuste lõikes. Numbrid, mis on punased, on keskmisega võrreldes statistilist veapiiri ületavalt väiksemad, sinised on veapiiri ületavalt suuremad. Hakkan lisama pilte tabelitega, palun vasta igale pildile lühikese analüütilise tekstiga maks 3-4 lauset, aga võib ka lühem või vähem. No, paneme lühem. Võib ka lühemalt. Ühesõnaga, ma selgitan mudelile, et sa oled nüüd mingi valdkonna ekspert, pead käituma selliselt, ja ütlen, et mis ma talle ette annan, üsna nagu siukse, täpse kirjeldusega, et ta saaks nagu täpselt aru, kust mida vaadata, eks ju, ja ütlen, et mismoodi ta peaks sellele siis vastama, eks ju. Ütlen chatile niimoodi. Ma panen seda natuke suuremaks, eks ju. Tema vastab mulle, mõistan, saad alustada piltide lisamisega, ma teen igaühele analüüsi vastavalt. Nüüd, võtsin täitsa mingisuguse suvalise uuringu andmetabeli, see on mingisugune varimajandus 2024-04, eks ju. Ja kuna ma talle ütlesin, et mul on esimeses veerus on, eks ju, küsimus-vastus, siis mul on sinises veerus on siis see kogu elanikkond ja siis on erinevad lõiked, eks ju. Siis ma proovin talle anda lihtsalt, ma teen nüüd snipping tooliga, teen lihtsalt screenshoti osast sellest küsimusest, eks ju. Ma võtan siit võtan selle, kus on vanusegruppides on erinevused, võtan haridusega, võtan siukse hästi lihtsa tabeli praegu, lihtsalt keskmine sugu, kus ei ole erinevusi, vanusegrupid ja haridus. Mul on nüüd mälus on see pilt. Ma lähen tagasi siia, ütlen paste. Okei, mul on juba see limiit täis, ma ei saa seda näidata. Ma nüüd teen, ma tõstan selle ringi nüüd meie selle masina peale, mis meil on siin, mis oskab põhimõtteliselt sama teha. Siin ma näen ka, mis mudel ta on. Ma panen talle selle sama ülesande, eks ju. Mul on mälus vist see sama pilt, eks ju, ta vastab mulle siin umbes samamoodi. Oota, ma pean uuesti selle pildi tegema. Võtan selle sama küsimuse siia kuni hariduseni välja. Ja panen siia selle pildi, ütlen see pilt, see tabel, ütlen okei. Nii, tema sai selle pildi kätte, analüüsib ja nüüd hakkab kirjutama. Kirjutab. Aastal sai töötasu 77% vastanutest, töötasu saamine oli oluliselt levinum 30–64 aastaste seas. Ma tõstan nüüd siia, ma mõtlen, et ma võtan selle pildi siia ka ette. Kuidas ma selle nüüd saan? Niimoodi. Ma teen äkki nii, et ma panen siia selle katsun ta niimoodi sama ekraani peale panna niimoodi suurelt natukene. Ühesõnaga, mul on see küsimus kuni selle hariduseni niimoodi ja loen seda analüüsi, eks ju.
töötasu sai 77% vastanutest. Klapib. Töötasu saamine on oluliselt levinum 30–64 aastaste seas, eriti 30–49 aasta sees, 86%, 30–49, 30–64. See on see, mille ta tuvastab ära. Ja kõrgharidusega inimeste hulgas 83%. Siin märgatavalt väiksem oli töötasu saajate osakaal 65–74 aastate hulgas 36%, see, ja alg- või põhiharidusega inimeste seas 36%. Alg- või põhiharidus 36%. Siin ta nüüd natukene paneb vist puusse, kui ma aru saan õigesti, mis viitab pensioni ja madalama haridustaseme mõjule tööturul olemas soolisi erinevusi praktiliselt ei esine. Eks? Mida ta teeb? Ta täiesti adekvaatselt saab aru numbritest, siit, need on kõik õiged numbrid. See oli õige number, ta saab aru, mis on need kohad, eks ju, mida ta peab välja tooma, saab aru sellest kohast, mida ta ei pea välja tooma, kuna ma ütlesin talle, eks ju, et punased, sinised on vastavalt sellised, nagu nad on, eks ju. Ta tegi selle analüüsi puhtalt foto järgi, ma tegin lihtsalt pildi sellest osast. Ja samamoodi oluline asi on see, et ta siin tegelikult ikkagi eksis, eks ju. Et nüüd ongi see, et tõenäoliselt, kui ma teda nüüd natuke täpsemalt juhendan ja ütlen talle a la, et sa päris kindlasti ei tohi mulle öelda asju, mida ei esine, eks ju. Ja nõnda edasi, kordan tal see, vahest peabki talle mitu korda ütlema, siis ta tõenäoliselt hakkab ka vältima mingit siukest asja. Aga põhimõtteliselt, ta tegi seda, ma ei tea, nägite ise kui kiiresti, eks ju. Nüüd ma panen prooviks siit ühe teise küsimuse ka ja ma panen natukene pikemalt, et ütleme, et ma võtan siit, ma võtan mõne siukse küsimuse, kus on nagu, et ei ole mingid selliseid kohti, kus on 100 ja 0 ja mingit siukest asja, eks ju. Ümbriku palk, tundub, et siin on, ma pean niimoodi tegema, et ma saaks, et ta mahuks foto nagu enam-vähem nähtavalt ära, eks ju, et võtan kogu selle loo näiteks siia sotsiaalse staatuseni. Ma pean natuke tegema niimoodi, et ta näeb siit lugeda, eks ju, pean selle tegema natuke suuremaks. Jällegi, tal on nagu pildist, ta peab pildist lugema seda. Et kujutame ette, et kui ma annan talle selle mitte pildina, vaid ma annan talle lihtsalt nii-öelda kuidagi masin loetavalt selle, eks ju, ma pean siit vasakult vist ka natukene, et ta nurga taha ei jääks midagi. Nii. Ja ma annan talle sellise ülesande, ma natuke korrigeerin, ütlen talle, et ma panen selle pildi siia, ütlen, et palun tee selle tabeli alusel kõige olulisemad järeldused. Nii, 1, 2, 3, vajutame nuppu. Hakkab kirjutama. Nii. Nii, ma võtan ette selle tabeli, panen ta jälle niimoodi, mis meil oli see ümbriku palk vist, eks ju. Ei olnud. Mis pilt meil oli? Küsimus 5. Võtan selle küsimus 5 siia ette. Võtan siia kuidagi niimoodi, et ma näen. Raske on seda siia saada. Ma tõstan ta korra võib-olla niimoodi, et seda algust lugeda. Nii. Esiteks, enamik inimesi, 69% ei tea kedagi, kes saaks ümbriku palka. Võtab nii-öelda üldtulemuse, väga õige. Võtab siit kõige suurema numbri, väga õige, ja teeb järelduse, et enamik inimesi ei tea kedagi, kes saaks ümbriku palka, kuid 4% teab paljusid ja 18% teab mõnda. Siin on 4 ja 19. Mulle tundub, et tal on natuke probleem lihtsalt selle pildi lugemisega, et see on 18 ja 19 on natuke sarnased visuaalselt ka, et tõenäoliselt kui anda talle ikkagi nagu numbrid ette, siis ta ilmselt saab sellest juba aru. Seega kokku 22% vastanutest on teadlikud ümbrikupalga juhtumitest oma tutvusringkonnast. Jah, täitsa adekvaatne jutt. Vaatame edasi.
Teiseks, ümbrikupalga teadlikkus on kõrgem 30–49 aastaste seas. 30–49 on meil see siin. 31%. See. Ahah, mõtlen korra, ta on võtnud siit selle 31%, aga ta ajab sassi selle nii-öelda päisega, et see on 18–29. Eks ju. Ühesõnaga, ta on siin jällegi, ta loeb pilti, natukene eksib. Ma kujutan ette, et kui anda talle numbrid nii-öelda masin loetavalt ette, mitte pildina, siis võib-olla ta saab sellega juba hakkama. Üliõpilaste seas 25%, vaatame, kus see on. Õpilane on siin. 25% on siin. Siin on tippspetsialist on tegelikult 25%, mis võib viidata suuremale kokkupuutele mitteametliku töötamisega infoga selle kohta. Nii, Kirde-Eestis on teadlikkus märgatavalt kõrgem. 13 teab paljusid, 31 mõnda. Kirde-Eesti on tõesti adekvaatne. Ei, vastupidi. Siin on just väiksem, eks ju. 13 ja 31, see peaks olema tegelikult järeldus, et see on madalam. 31 teeb mõnda. Ei, no ta selles mõttes paneb puusse, et siin on 31, ma ei tea, kus ta selle nüüd võttis. Kõrgharidusega inimesed, tippspetsialistid teavad ümbrikupalgast vähem. No, see võib-olla ei. Jah, tean, see on nagu vähem, no, võid justkui nagu seda öelda. FIE-d, 13% töötud, teavad rohkem. FIE, ei tea. Tippspetsialistid, töötu. Ta ajab siin ikkagi need sassi, et siin ta natuke jukerdab. Proovime ühte veel. Vaatame seda, võtame näiteks mingisuguse pisut väiksema, sest väiksemaga ta sai nagu hakkama. Ma võtan ei tea, ma võtan siit selle küsimuse. Pean jällegi tegema vist niimoodi, et ta näeb seda päist ilusti. Ma teen selle pildi pisut suuremaks, et ta oleks nagu temale paremini nähtav. Siit. See kollane plärakas esi ette. Ma tahtsin pisut väiksemat teha. Nii, annan lihtsalt pildi, midagi ei ütle. See. Nii, mis ta meile ütleb? 59% vastanutest on teadlikud, et ümbrikupalga saanud töötajad võib ettevõtte tasumata jäänud tulumaksu sisse nõuda. Kas te olete teadlik? Sisse nõuda? Jaa, eks ju, järeldus. Teadlikkus on oluliselt kõrgem kõrgharidusega inimeste seas 64%. Adekvaatne. Samas kui alg- või põhiharidusega inimeste seas on see madalam 54%. Jah, aga mitte nüüd peakski talle ütlema, et palun jälgi alati statistilist veapiiri, eks ju. Seda me talle ei ole öelnud, eks ju. Vanuserühmade ja sugude lõikes suuri erinevusi ei esine. Jah, adekvaatne. Ja küll, ma panen selle kinni. Mängime pärast edasi.